mul on lamp peas, ma olen täiega valgustunud. Mul on praegu selline äge koht, kus mul energia ütleb, teejuhid ütlevad, et Maris, on mul tool kriiksub, vabandust. Teejuhid ütlevad, et Maris, sa pead oma erasessiooni hinda tõstma ja see on olnud juba tükk aega nii. Ja sellega on nii naljakas lugu, sellepärast et kui ma alustasin selle hinna tõstmist, ma mäletan, et kui see oli niimoodi, et ma pidin panema selle 120 peale. Kujutad ette, juurpõhjuste häkkimise erasessioon koos energeetilise poolega. Kujutad ette, ainult 120 €. Ja tookord sellest on juba päris palju aega möödas, aga mul oli nii raske seda panna, sest mul oli tunne, et ma röövin inimesi, mul oli tunne, et ma teen neid vaesemaks, mul oli tunne, et ma võtan neilt midagi ära ja ma ei tohi nii palju küsida. Saad aru või? Ja ma mäletan ükskord, kui üks inimene ütles, et ma tahan su erasessioonile tunna, aga ütle mulle esmalt, palju see maksab. Ja siis ma 4 tundi ei suutnud talle vastata, palju see maksab, sest et mul olid... Ma ei suutnud talle kirjutada seda, mida mul juhatus ütles. Mul juhatus ütles, et pane 120. Siis oli mul vist veel ametlik hind, oli vist veel odavam. Täiesti kohutav. Ja ma ei julgenud panna, ma niimoodi praadisin ja kärsatasin oma programme, kus ma lõpuks alistusin ja panin talle chati selle, sest mul oli tunne, et ta ei tule niikuinii, sest tal ei ole seda raha. Mul oli programm, et kõik inimesed on ümberringi vaesed. Ja neid ei tohi koorida. Ehk siis ma nägin läbi oma raha-energia prillide, et kõik inimesed on vaesed. Ja asi on inimestes, et nad olid vaesed, või asi oli selles, et minul oli see vaesuse energeetiline kood, lihas ja luus. Ja just praegu tuleb mulle juhatus, Maris, tõsta oma juurpõhjuste erasessiooni hinda ja pane 444. Ja tegelikult eile öösel tuli mulle juhatus, et pane 500. Ja ma muutsin just selle ära, ilma ütlemata. Ehk siis, kes järgmisena tulla tahab, siis kahjuks on selline hind, ma ei saa mitte midagi parata. Ja see ongi nii naljakas ja huvitavalt äge koht, kuidas meile suunatakse kogu aeg, meile antakse kogu aeg juhiseid, mida teha või kuhu suunas minna, et me läheksime lühemat teed pidi, me läheksime kergemat teed pidi, et me saaksime kiiremini kergusesse ja sellesse ellu, mida me päriselt soovime elult ja tahame kogeda. Aga meie inimmõistus oma programmidega pidurdab seda teekonda oluliselt lühemaks. Ja ei võta vastu seda. Ja praegu ongi mul see koht, kus ühelt poolt ma saan aru, et ma ei saa seda teha odavamalt. Lihtsalt see infoenergia, mis läbi tuleb, ma ei saa. Ja kui sa ütled, et see on täna kallis, siis ole edasi oma nendes juurmustrites ja proovi neid siis ise lahti häkkida. Mitme aastaga, kui sa saaksid põhimõtteliselt nipsuga lahti häkitud. Ja kui palju sa oma elu väärtustad, on ju. Ja muidugi täna olen mina lahti häkkinud enda rahaenergia programmid ja mul on okei seda hinda selliseks muuta, sest ma tean, et ma pean järgnema juhatustele. Mu inimmõistus ei pea teadma, miks, mu inimmõistus ei pea teadma, kuidas, mu inimmõistus ei pea hakkama tundma hirmu, et aga see on liiga palju. Nagu viimane klient ütles, et aga see on mu pool kuu tasust. Aga see, et tema saab nii vähe palka, ei ole minu asi. Ja kui mulle tuleb juhatuste läbi, et ma pean tõstma, mul on ka ebamugav, aga ma pean järgnema juhatustele. Ja samamoodi pead järgnema sina juhatustele, sest kui see näiteks erasessioon või ükskõik mis muu teenus või mingi asi, mis satub su teele, sa mõtled, et ma nii väga tahan seda, aga mul ei ole raha. Ja nii kui sa paned ploki peale, et mul ei ole, sa keerad lukku selle tee, et sa saaksid midagi kiiremalt ja kergemalt. Asi ei ole rahas, vaid et sa ei luba seda
energeetilist muutust enda kehasse. Kui sa praegu selle koha lahti häkkisid, siis täiega lahe. Ehk siis sellist lugu ma tahtsin sulle jagada ja kui sa tahad lahti häkkida enda raha energiat, siis kommenteeri küllus, kui sa tahad minu ägedale erasessioonile tulla, juurpõhjuste erasessioonile. Sest miks häkkida ise või miks oodata 5 aastat või miks oodata veel, kui see kallineb, on ju? Siis miks mitte praegu? Siis kommenteeri erasessioon ja kohtume erasessioonil, sest juurpõhjuste häkkimine ja tuvastamine on minu teema. Ja kui sa midagi tead, et sa oskad seda lihtsalt üüberhästi, sa ei tohi seda teha tasuta, sa ei tohi seda anda ära mingi võileiva hinna eest, see on energeetiliselt on see tegelikult karistatav, see on energeetiline kuritegu iseenda vastu. Jah, me teeme seda, sest meil on need inimprogrammid, õpitud uskumused, et me ei tohi kedagi röövida ja see on vaese muster. Ja vaese muster on ka see, et kui mul elus on mingi asi, mis kripeldab ja ma tahan lahti häkkida seda ja ma ütlen endale, et mul ei ole raha, siis ka see on enese vastu põhimõtteliselt kuritegu, sest sa keelad endal arenemas, sa keelad endal võtta vastu. Sest nii kui sa otsustad, et ma tahan, ma ei tea, kust ma selle raha saan, universum annab selle, ta leiab selle sulle. Energia töötab just nimelt nii. Meie inimmõistus on see, kes kogu aeg blokib, viskab meile nii-öelda kaikaid kodaratesse, nagu ära kuula teda. Täielik nonsense.